Mõdriku iluaias on aga tehtud võsalõikuse jääkidest hoopis peenraääred, väga nutikas. Erinevaid loomingulisi ja professionaalseid variante ääristusteks ja teedeks uurimegi Peetrilt Pomegrupist. See kallas on mastiku ehituslikult raske töödelda. Mida te seal ette võtsite? Kuna on sellised järsud langused aias, siis pidi need kuidagi piiritlema ja tekitama eraldi tasapinnad. Ja siis tulidki ideed, mismoodi parem oleks kõike teha käepäraste vahenditega ja siis saigi võetud ette ja lahendada nii, nagu ta välja kukkus. Kuidas see punutisäär on tehtud? Nagu sissesõidu juures tee ääres näete, on üks korv, sellega me alustasime. Lihtsalt ka nii idee tekkis ja võtsime ja teostasime selle ära ja sellest nagu järg oligi. Need ääred, miks mitte ka ääred teha sellised. Kuidas on tehtud kallaku peale tee, et seal ei libastuks? Lihtne kiire moodus, et kallaku pealt mitte nüüd libastuda on see, et sinna midagi peale raputada. Leidsime, et kõige peenema killustiku fraktsiooniga lihtsalt tee peale laotasimegi ta maha. Ja ta läheb selle pealmise kihi sisse ja muudab siis pealmise pinna libisemiskindlamaks. Ainuke miinus on muidugi see, et mingil hetkel hakkab sealt jälle midagi läbi kasvama. Et kes soovib vähem rohida, tuleks võib-olla kasutada siiski kangast alamustes kihtides. Või siis betoon-tee, mis on võimalik valada meie äärekivimasinaga. Kui laia teed on võimalik selle masinaga üldse teha? Betoon-ääregi saame valada 50 cm laiuse ja see kestab kindlasti kaua ja ei lase umbrohtu läbi. Kui rääkida iluaias sellistest üleminekutest nagu murult istutusalale ja murult kõnniteele, siis milliseid ääri on võimalik teha, et muruniit ja ratas saaks seal peal sõita? Suur peavalu on kõikidel see, et mismoodi lahendada ääred, kust lõpeb muru ja algab tee või siis istutusala. Et selleks kindlasti on suureks abiks meie toode jällegi. Scandikurb masin, mis siis valab betoonist äärekivi sinna vahele. Ja meil on selliste kujudega nad, mis jäävad siis sellise pinnaga tasa, et hiljem niidukiga niites saab selle äärekivil hästi lähedale ja jääb ära trimmerdamine hilisem. Kui nüüd Pomegrupi rajamisnippidest rääkida, siis millest peaks aia rajamisel lähtuma? Enne kui hakata ikkagi lõppviimistlust andma aedadele, loomulikult tuleks mõelda ära selle peale, et kuidas piiritleda need üleminekud, et see hilisem töö või hooldus oleks minimaalne. Ja kohe valida õige toode, sest võib-olla hetkel natuke kokku hoides, hiljem kõike seda uuesti ümber tehes on siiski mõttekas mõelda kohe kvaliteetse ja vastupidava toote peale, nagu seda on Scandikurb. Kas sellist teenust annab üle Eesti kohale tellida? Meid saab üle Eesti tellida, kuigi ütleme ausalt, viimased aastad on olnud meie jaoks väga kiired ja nii mõnegi tellija juurde on väga raske olnud saada, aga me oleme püüdnud lõpuks ikkagi oma tootega jõuda igale poole, kes meid on soovinud. Kas seda masinat saab haljastaja teilt ka näiteks osta? Jah, seda masinat me müüme, Scandikurb masinat me müüme ka Eestis edasi. Aga nendel, kes teenuse vastu huvi tunnevad, tasub vist kindlasti varakult ette tellida. Just, et kui kellelgi ikkagi on kindel soov meid tellida, siis peaks kindlasti mõtlema juba talve selle peale ja võtma ühendust.